Tere kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Mitte keegi. Ma olin aastaid kulutanud oma jalgu koolide vahel. Ühe lõpetanud, teise alustanud. Jätkasin ma otsinguid, mida järgmiseks õppida. Mulle tundus alati, et ikka veel pole piisav. Nii ma nõelusin esmalt mööda riiklikke koole, ikka sellel enesekasvu redelil kõrgemale. Nii oli ühiskond õpetanud. Tuleb pürgida. Tuleb haridust taga nõuda. Tuleb raamatutes tuhnida. Ma tahtsin olla tubli. Ma järgisin eeskirja. Mõnikord ma õppisin vanematele, mõnikord ma õppisin ühiskonnale. Ehk mõnel päeval läksin kooli iseendalegi. Ma ei tea. Ma tahaksin seda uskuda, et oli neid päevi, kui ma õppisin iseendale. Peamiselt ma mäletan, et nühkisin koolipinki ikka selleks, et olla keegi, kuhugi jõuda, eesmärki puudutada. Ja siis korraga mitte kuskilt oli ta mu elus ja esitas küsimuse. Kes sa oled? Kuidas vastata? Õpikute rohkuses ma olin saanud teada, et mida enam õppisin, seda vähem ma teadsin. Mida enam õppisin, seda enam laienes teadlikkus, kui palju veel on õppida, kui palju infot on maailmas, kuidas ma suudan kõik need valdkonnad endale selgeks teha ja navigeerida igal alal. Millegipärast ma arvasin, et ma pean igas valdkonnas viieline olema. Kuid siis juhtus midagi. Enne viimase ülikooli lõputöö kirjutamist ma võtsin kõne kooli. Ma tänasin meeldiva koostöö eest, võimaluse eest. Oma õpinguid toetada just konkreetses asutuses, aga nüüd ma lähen teen õpituga midagi head ja lõputöö kirjutamine jääb sel korral vahele. Ma sain korraliku noomiva kõne. Ma pidavalt olema arulage ja vastutamatu oma tuleviku ees. Ma tänasin nõuande eest ja lõpetasin heade soovidega kõne. Mul oli aeg end ametlikust koolipingist lahti rebida. Mulle tundus, et muidu ma võin veel 85-aastaselt nõuda järgmiste koolide ettevõtmist endalt, nende uste avamist, sest ehk see veel üks viimane kool annab mulle tunde, et ma olen piisav. Ma läksin oma ellu.
sellest ma sain hiljem aru, et kui ma koolist lahti ütlesin, siis ma sisenesin omaenda isiklikku ellu. See oli päris õõvastav. Too läks tormise maruna lahti ja lõi hiidlainetena üle pea. Aga ma õppisin ujuma. Vanast harjumusest, et piisav olemise väärtuseks õppida, ma sukeldusin vete sügavustesse, et navigeerida ka vaimsetes koolides, vaimse haridusega koolides. Mul oli tempo selge. Mul oli koolide vahetus selge, ühe lõppemisel, teise alustamiseks. Ma tulin ka siinpool kallast toime. Ma olin usin õpilane. Üks kursus teise otsa, üks kool kolmanda otsa, sahtel kogunes lõputunnistustest pungile. Ja ma kohtusin sarnase olukorraga. Ma sain teada, kui vähe ma tean. Ma sain taipamise, kui palju on veel minna. Pole hullu, ütlesin ma endale. Ma astun nüüd järgmisele astmele veelgi lähemal oma isiklikule elule. Ma jätan mõlemad õpingud selja taha, et minna teekonnale pea õpingutest tühjaks õppida. Mis imeloom see veel on. Iga uus õping on loonud uued piirangud. Iga uus õping on loonud uued uskumused. Iga uus õping on kinnitanud uued teooriad. Iga uus õping on piiranud nägemis- ja kuulmisvõimet, loonud uskumuse, mis on õige, mis on vale. Mul oli mu pea puhtaks vaja saada. Kuidas kiskuda alateadvuskihtidest ja teadvustasandilt välja sinna juurdunu, settunu, kinni kasvanu. Need teadmised, mis andsid tähtis olemise. Ma teadsin midagi millestki, millega hiilata. Ma teadsin midagi, mis lõi nime. Doktor, jurist, ametnik, poliitik, vaimne õpetaja, selgeltnägija, tervendaja, ennustaja, koristaja, ruumi puhastaja, lõbustaja. Prostituut, lihunik, kalamees, kirjanik, president, linnapea, otsustaja, kohtumõistja,
võllasaatja, giljotiini vabastaja. Läbi ajastu on kõik ette loetud ametid, lisaks need, mis lugemata, hiilanud oma särase tähtsuses. Ühel ajastul üks üle kraavi ära lükatud, teine sobasest tiigist välja tõmmatud, mille najal olla keegi, paista, omada midagi, saada kuhugi, tõusta kellekski, et öelda, ma olen keegi. Aga mul oli vaja saada vabaks kõikidest eelnevatest elukogemustest, kõikidest ametitest, mida kunagi oli viljeletud. Teekond tõotas tulla keerulisem kui materiaalse maailma koolide õpingud ja vaimse tarkuse taganõudmine. Süütunne oli põhiliseks ameteid siduvaks emotsiooniks, mille pärast midagi oli valitud. Millegi pärast süüdi tundmine või süüdi olemine, et midagi kompenseerida, ikka kõike millegi pärast mingil põhjusel tagamõttega, et siis oleks rohkem. Kunagi ei olnud rohkem, alati jäi vajaka, midagi oli puudu, ei piisanud. See viimane samm, see viimane jupp oli vaja pingutada. Nagu 85-aastane uskus, et kui ta veel ühe kooli läbi teeb, siis enne surma on ta jõudnud pärale. Kuid õnnetust, kui tuli see taipamine, et kohale jõudmist ei olnudki. Idee seisnes teekonnal kõndimises, kohale jõudmisest lahti laskmises, mitte kellekski kasvamises. Täna ma ütlen julgusega vastuse küsimusele, kes sa oled? Jah. Ma olen mitte keegi. Ma saan huvitavaid reaktsioone. Kuidas sa võid nii öelda? Mis mõttes? Muidugi sa oled keegi, ma ei ole mitte keegi. Mind hakatakse haletsema. Arvatakse, et ma olen sügavas masenduses, madalas tundes, mis laseb mul arvata, et ma olen madalam kui muru. Idee on tagurpidine. Kuna ma olen mitte keegi, siis mul on võimalikkus olla kõik ja mitte midagi. Mul on võimalikkus olla siin ja mul on võimalikkus olla seal. Ma olen korraga kõikjal ja mitte kuskil. Mul on samal ajal avatud tõde ja vale. Ma olen universumi kodanik. Ma olen vaba. Ma olen vaba armastaja. Mind ei saa siduda kinni ühe riigi piiride külge, ühte korterelamusse, ühte kommuuni, ühte religiooni, ühte. Sest ma olen kõik ja mitte midagi. Ma olen mitte keegi. Suurte algustähtedega. Mul pole mitte midagi kaotada, sest ma olen mitte. Ja mul on võita kõik, sest ma olen keegi. Olen. Ma eksisteerin olemise lihtsuses, olemise võlus, elamise mõnus. Ma olen see, kes ma olen.
vajamata tõestada enamat. Vajamata pürgida kellekski. Sest ma olen saavutanud tasandi, kus ma olen mitte keegi. Ma olen ületanud inimlikud ihad rohkemale. Ma võtan omaks selle, mida ma väärt olen. Ja mitte kellegina ma olen väärt kõige paremat. Absoluutset kvaliteeti. Vaba lagamajandusest. Enesehävituslikust koodist. Vaba lollusest, mis mind põhja tiriks. Ma olen vaba. Ma olen jõudnud vabadusse. Ma olen vaba enese lõhkumisest. Ma olen vaba laulma ja tantsima. Ma olen vaba looma, sest universaalne looming on mulle lahti. Ma olen vaba navigeerima eelnevates eludes, sest see mitte keegi on pinnale tõusnud. Ta on lasknud lahti olla keegi, olla kinni piirangutes ametis, ameti nimetuses, mida toppida eesnime ette. Ma olen ka oma nime lahti lasknud, sest nimi hoiab identiteeti, olla keegi. Mulle võib panna külge tiitleid põgeneja. Eilse kinni Matje. Eest ära mineja. Valetaja. Ma võin seda endale lubada. Ma võin endale lubada kriitikat, ma võin endale lubada tagarääkivat klatši. Ma võin endale lubada olla neutraalne kõrvalise mõttele ja sõnale. Sest ma lihtsalt olen. Mina pole teiste mõtte. Mina pole teiste kuri sõna. Ma olen neutraalne. Ma võin ka endale lubada olla vaba ülistamisest. Ma võin ka endale lubada vabadust üle tähtsustamisest. Ma võin ka endale lubada ülimas võrdes rääkimist. Ma olen neutraalne. Ma olen vaba igasugusest hinnangust, sest ma lihtsalt olen. Ma naudin olemise võlu ja ilu. Mitte kellegina mul puudub kohustus minna kaasa inimeste juttudega, inimeste arvamustega, dogmadega, riikliku tasandi lollusega. Ma olen ka vaba minu pihta loobitud lausest ülbe. Ma ütlen aitäh ja võtan selle omaks.
austusega. Ma olen austav enda suhtes. Ma pakun endale seda, mida mina vajan. Mis mu õnnelikuks teeb? Mis mulle rahulolu kingib? Olla vaba ihadest. Olla vaba inimlikust omadusest ajada taga rohkemat. Olla vaba kriitilisest sõnast, mis kõigutaks minu eneseusku ja kindlat meelt olemise õigusse. Mitte kellegina on mul palju eeliseid. Aga mul on vaja pidada meeles nii mõndagi. Võtta vastutus oma olemise eest. Teha vahet lauslollusel kvaliteedil. Teha vahet ülbusel ja austusel, lugupidamisel. Kui ma olen ülbe, siis ma olen ülbe iseendaga. Kui ma olen austav, siis ma olen austav iseenda suhtes. Teised ei puutu asjasse. Elumängu me mängime iseendale, ka surmamängu me mängime iseendale. Kehas olemine ei taga elus olemist. Zombistunud ehk robotite ajastu on populaarne. Muutuda tundetuks. Lämbuda negatiivsetesse emotsioonidesse, takerduda ärevusse, paanikahoogudesse. Ja siis see laga teistele selga visata. See on modernse ühiskonna kood. Sest modernse ühiskonna liikmelt oodatakse nii mõndagi, üht-teist. Isegi kui ma olen ülbe, siis olgu nii. Isegi kui ma olen austav, siis olgu nii. Isegi kui ma olen alandlik, siis olgu nii. Isegi kui ma olen rõõmustav, siis olgu nii. On nagu on. Ma jätan oma olemise õigustamata. Ma jätan tõestamata nagu ma vajaksin tõestada et mulle on nähtud ette selles maailmaruumis aeg. Kehasse sündijana on see mulle juba kaasa antud. Kehas olemise fakt annab juurdepääsu ajale ja ruumile. Olla vaba armastaja. Aga see on valik. Teekond vabaks armastajaks on huvitav. Ta küsib julgust, ta küsib pealehakkamist-tahet, ta küsib ennast lõhkuvast äraütlemist, ta küsib selja keeramist, ta küsib ei selgeks õppimist. Kohtades, kus kutsutakse kaasa kriitikamängudega.
mahategeva salgamisega ja ärategemisega, koha kätte näitamisega. Mitte kellegina pole enam mitte kellegile kohta kätte näidata, sest pole kedagi, kellele kohta näidata kätte või kellele ära teha. Sest mängu ainus mängija olin ju mina. Miks ma peaksin endale kohta näitama või endale ära tegema? Mis selle mõte on? Karma teekonnal sai seda juba piisavalt harjutatud. Too sai nii selgeks õpitud, et tulitas ihuliikmetes, andis haiguskulgudena endast märku. Mõnikord tõmbas niimoodi maha, et surm tuli uksele koputama, ütles, et kõik aitab. Läksid üle võlli seekord, ma viin su minema. Ehk läheb järgmisel korral paremini. Oi, ma nutsin, arvasin, et nüüd on kõik. Kehast välja minnes selgus, et too põgenemine ei olnudki lahenduseks. Tuleb mööda koridori minna uue järele. Mille uue järele? Uue keha järele. Ja 5 sammu tagasi astuda sellest kohast, kus sai tuldud. No, et järgmisel korral oleks mahtu ja jaksu sellest kitsast kohast läbi tulla. Too tunnel, kus ikka päris kitsaks läks ja emotsioonid lainetena pea peal kokku lõid. No jälle need hiidlainet, mis muudkui laksasid ja mugavustsoonist välja paiskasid. Oi, mul oli tegu, et leida julgus uuesti kehasse tulemiseks. No mõnes mõttes oli tore. No see taipamine, et ei saanudki kõik otsa, aga samas tekitas ikka õõva küll, et seekord oli justkui olnud ju ebaõnnestumine. Kuidas ma selle kord toime tulen? Ma olin kõik ära unustanud. Mida ma saan teha, et mulle meelde jääks? Et mulle samad kordusvead meelde jääks, et ma saaksin tulla nendest vanadest ämbritest välja, mida ma muudkui ühtemoodi kolistasin elust ellu. See ehk pakkuski kõige rohkem ebamugavust, õõva. Ma õppisin selgeks ühe meetodi. Uskumus iseendasse, iseenda usaldamise. Ma hakkasin ennast veendma, et jah, algul mul tuli ennast veenda, no ikka päris mitu elu läks aega, et see veenmine vett hakkas pidama, et uskumus muutus, sest alateadvuse jäigastunud mustrid olid ikka nii tugevad, et ega ennast usaldada ei saa ja kui ennast usaldada ei saa, siis ei saa ju teisi usaldada ja üldse seda maailmaruumi ei saa usaldada, see on üks kummaline paik. Aga mitmekordne inkarnatsiooniruumi läbimine võttis viimaks jumet. Ma hakkasin raku tagumistes kihtides uskuma, et ma tulen toime. Ma tulingi toime. Ma tulin 100-ga toime. Kui ükskord hakkas pärivoolu vedama, siis läks juba päris kergelt. Paat oli oo sisse saanud. Nagu rekkamis ei tahtnud paigalt algul liikuma minna või suur naftatanker, mis esmalt sogast vett üles sajab, enne kui läbipaistvasse troopilisse vette seilama jõuab, aga ma jõudsin kohale. Kuhu ma jõudsin kohale, kui olin öelnud, et pole eesmärgi pärast kohale jõudmist. Ma jõudsin kohale teekonnale. Elunautimisse. Aitäh sulle, kaunis kuulaja. Ma soovin sulle julgust elu nautimisse jõudmiseks. Ole hoitud.